Tervist! Tutvustan teile täna PowerUpi AP400 vesinikul töötavat elektrigeneraatorit. AP400 sellepärast, et 400 näitab seda, et tegemist on 400 wattise generaatoriga. Ja ma lihtsalt lülitan ta sisse praegu, siis me kõik näeme ja kuuleme, miks võiks vesinikugeneraator meile hea ja kasulik olla, kui me läheme näiteks luurama või droone lennutama metsa alla. Kuulete? Ei kuule. Vaenlane ka ei kuule. Ja sama on ka termopildiga, et tal on väga madal soojusjalajälg, nii et termokaameraga on seda generaatorit väga raske kuskilt üles leida. Ja ütleme niimoodi, et kui on vaja ka nüüd maa alla peitu minna, siis võime selle rahulikult tuppa endale kaasa võtta, sest siit välja tuleb soe õhk ja kerge veeaur, mida inimene võib täitsa rahulikult sisse hingata, mitte midagi ei juhtu. Hetkel on mul siin laadima pandud DJI drooni akud. On näha, et tuled jooksevad ilusasti, aku laeb. Samuti on pult. On ühendatud siia USB pesadesse. Aga kui ma nüüd tahaks siia midagi suuremat järgi panna, 230 vati pealt laadida, siis hetkelahendus on selline. Tunnistan, ei ole kõige mugavam, aga ühendame selle inverteri siia külge ja saame siit võtta 230. Vahelduv voolu siis, et see masin toodab alalisvoolu. Ja on olemas ka meil selline iseehitatud väike kopsik, mille saame samamoodi ise ühendada, kus saab erinevate USB-pesade kaudu võtta endale särtsu. Masin koosneb erinevatest detailidest, millest ma räägin kohe lähemalt. Et kui me võrdleme teda nüüd traditsioonilise generaatoriga, näiteks bensiinigeneraatoriga, siis üks oluline asi, millele tähelepanu peab pöörama, on hooldus. Bensiinigeneraatori puhul me teame kõik, et seal on süüteküünlad, seal on mootoriõli, seal on õlifiltrid, kütus, mis läheb ajas, ütleme, kui ta seisab pikalt, seda kütust on vaja vahetada, sest see kütus ühel hetkel enam lihtsalt ei toimi. Vesinikugeneraatori puhul liikuvaid osi on üks. See on siin üks ventilaator. Kui hästi vaikselt kuulame, siis ta sahiseb, ei kuule. Selle ventilaatori ees on siin õhufiltrid. Ja õhufiltrid on siis üks osa, mida peaks nagu aeg-ajalt vahetama. Meie soovitame, ütleme nii, et kui on selline väga puhas keskkond, kord poole aasta jooksul, et kontrollida vajadusel vahetada, kui me oleme tolmusemas keskkonnas, siis võib seda teha natuke tihemini ja on kui kuulda ka, et masin juba, ütleme nii, et ikkagi hakkab väga nagu õhku ahmima ja jänni jääma, et siis kindlasti vaadata ja vahetada filter või puhastada. Ja teine asi, mis siin on ühed solened klapid, mida tootja soovitab kontrollida, mitte vahetada, vaid kontrollida 2 aasta tagant. See on kogu hooldus generaatori osas. Mis puudutab kütust ehk vesinikku, vesinik seisab balloonis, kui see silinder on korralik, kvaliteetne, igavesest ajast igavesti. Et seal võib olla mingisugune minimaalne leke, et teda jääb ajas natuke vähemaks, aga seda ei juhtu, et ta läheb halvaks või teda ei saa enam kasutada. Vesinikust kui kütusest rääkides veel, see on üks väheseid kütuseid, mida me saame siin samas Eesti maa peal ise toota. Et selleks on olemas selline masin nagu elektrolüüser. Tõenäoliselt kodumajapidamistes meil kõigil seda ei ole, hetkel veel, aga PowerUpis tegeleme ka sellega, et me tegelikult arendame praegu ühte treileri peal versiooni, mis on just eelkõige kaitseväele suunatud. Ja mõte ongi see, et tuled metsa, sul on vaja mingisugusele jalaväerühmale näiteks anda kaasa generaator, kütus, sa saad toota selle kütuse metsas põhimõtteliselt koha peal, sul on vaja vett, energiat saab meil kas päikesest, tuulest või siis akudest või siis esialgu suuremast generaatorist. Aga selle kütuse saab koha peal ise toota, mis on, ütleme nii, pigem nagu harukordne. Kui ma võtan siit tagant välja selle vesinikuballooni, see konkreetne on 7,2 liitrit, kaalub 2,84 kilo. Alati inimesed küsivad, et
aga kui palju ta siis kaalub, kui ta tühi on ja kui palju ta siis kaalub, kui ta täis on. Ma võin öelda, et kui ma annan sulle tühja ja täis ballooni kätte, ühes käes on tühi, teises käes on täis, küsin, kumb on tühi, kumb on täis, sa lihtsalt ei ahet, sest see vesinik seal sees kaalub praktiliselt mitte midagi. Need on seal mõned sajad grammid ja ballooni puhul järgmine küsimus alati on see, et mis siis juhtub, kui ta kuuliga pihta saab. Oleme ka seda proovinud. Juhtub see, et sinna sisse tuleb auk ja see vesinik tuleb sealt hästi kiiresti välja, sest vesinik on 14 korda kergem kui õhk ja ta tahab hästi kiiresti minna ära taevasse ja seda ta ka teeb. Ehk siis, kui see balloon on lahtiselt, siis see balloon teeb ühe korraliku tantsu ja see vesinik tuleb sealt sees suure hooga välja. Kui see balloon on korralikult kinnitatud, kas pandud liivakottide alla või mis iganes, siis ta esiteks sinna auku tekitada on ülikeeruline, sest tegelikult me pidime ikka väga palju tulistama seda ballooni, et see auk sinna sisse tuleks, sest ta on ülipaksust karbonist. Aga kui see auk sinna tuleb ja ta on liivakottide all, siis ta püsib seal paigal ja see vesinik lihtsalt tuleb sealt välja. Ja kui peaks juhtuma mingisugune ime, et see vesinik seal tõesti tulema läheb, siis jätkuvalt on 14 korda kergem kui õhk, siis tekib niisugune pikk peenike tulejutt, mis siis põleb mõned sekundid sinna taeva poole ja siis ta kustub ära. Kas ta on ohtlikum kui bensiin? Hea küsimus. Kui me teeme bensiinikanistrisse augu, see voolab meil igale poole laiali ja see kõik põlema läheb, siis ta põleb seal meil ikka tükk aega, nii et ma ei oska öelda, kas ta on ohtlikum. Ohtlik on ta kindlasti, aga kasutajakogemus meie seda erinevaid generaatoreid, siis nii 400 vatist, 1 kilovatist, kui ka siis ühte sellist seljakoti varianti, mis meil on kõige uuem arendus, on erinevad armeed testinud aja jooksul. Tagasiside on olnud pigem väga-väga positiivne, alati on parandusettepanekuid tulnud, kaitseväelased tahavad alati, et asjad oleks väiksemad, alati oleks kergemad ja annaks välja rohkem võimsust. Selle nimel me ka töötame, aga hetkel on ta meil praegu siuke, nagu ta on veel. Kõige nagu toredam tagasiside, mis ma sain, üks härra ütles, et see oli esimest korda elus, kui ta sai magada elektrigeneraatori kõrval, mis töötas. Et see minu arust ütleb nii mõndagi nagu selle masina võimekuse kohta, et ta toimetab, ta laeb su seadmeid ja samal ajal ta ei häiri sind ja ta võib olla sul tõesti kaevikus enda kõrval. Prantsuse armee on testinud meie generaatorit, tagasiside üsna sarnane, mis me Eestis saime, võiks olla väiksem, võiks olla kergem, võiks anda rohkem võimsust, aga muus osas ainult kiitvad sõnad. Ukrainaga on jah selline lugu, et üks meie 1 kilovatine generaator hetkel võitleb Ukrainas ja liiga palju hetkel ma infot selle kohta veel kahjuks jagada ei saa, aga saan öelda, et generaator on elus, mehed on elus ja alguses, kui me seda projekti alustasime, pöördusime selle ühe droonimeeskonna poole, rääkisime loo ära, olid natuke skeptilised, näitasime videosid, kuidas generaator termokaameral töötab, generaatori saab võtta tuppa kaasa ja käima panna ja siis järgmine reaktsioon oli, et okei, millal te teele saate panna. Et kindlasti selle Ukraina teema osas tulevikus tahaks pikemalt rääkida, aga hetkel see on kõik, mis ma öelda saan. Tegelikult alguse ta saigi meil ikkagi pigem tsiviilkasutusest, et kogu see praegune ehitus, mis me siin näeme, on tegelikult tulnud sellest, et alguses kõige esimene turg, keda PowerUp sihtis, olid purjetajad ja sealt ka selline lõbus väike nöörilahendus, et tulevikus militaarsuuna jaoks me kindlasti disainime selle asja natukene ümber. Aga täna ma võin öelda, et Telia ja Tele2 kasutavad meie generaatoreid oma sidemastide tagavara generaatoritena, mitte nagu kõigis, aga on pilootprojektid. Ja seal täpselt ongi siis, ütleme nii, et nende puhul ei ole oluline niivõrd see sooja jalajälg ja see, mis on kaitseväelastel oluline, vaid pigem just see, et see generaator saab seista pikalt, oodata oma aega, ilma et teda peaks kogu aeg hooldama. Ja sama siis see kütuse osa, mis ma enne just rääkisin, et see kütus kestab väga-väga pikka aega, et sa ei pea selle kütust vahetama kogu aeg. Ja siis, kui me räägime näiteks ka ehitusvaldkonnast, Hollandis on ehitusettevõtted, kes kasutavad meie generaatoreid ja seal on jällegi selline juriidiline nagu vimka, et kuna on piirkonnad, kus müra tekitamine on väga reguleeritud,
siis selline masin, me räägime seal just näiteks mingisugustest ehitusobjekti kontoritest ja muud taolised infralahendused, kus on siis, neil on päikesepaneelid, neil on akupangad ja neil on vesinikugeneratorid. Ehk siis kõik see asi töötab nagu üks ansambel kokku, et toidavad laevad üksteist ja asi on täiesti müravaba, täiesti heitmevaba ja toimib 24/7. Ehk siis vesinikugeneraatoril täna ma näen, et on juba väga palju erinevaid väljundeid ja militaaris ta ka rohkem on teema. Vilniuses energiakonverentsil käisin, külastasin, räägiti. Kaitseväe energiatarve ajas ainult kasvab, see kunagi ei vähene. Ja teine asi, mida Euroopas on üha rohkem nagu nüüd aru saadud selle sõja ja muu jamaga, mis meil siin ümberringi toimub, et meil on vaja alternatiivseid kütuseid. Me ei saa sõltuda ainult teiste suvast ja teiste kütustest lõpuni välja. Ja üha rohkem suured armeed vaatavad samuti vesiniku poole. Loodan, et meie tulevik on siis helge. Hind täna, jah, kui me võrdleme tavalise bensogeneraatoriga, siis me räägime seal 10 korda hinnavahest. Paraku ta on hetkel kallis. Ta on kallis sellepärast just, et ei ole masstootmist hetkel veel. Ei ole veel sellist nõudlust. Et kui sa ostad ja sul sõbrad ostavad ja nende sõbrad ka ostavad, siis ühel hetkel me saame selle hinnaga madalamaks. Aga praegu hetkel jällegi töö käib selle nimel, et mitte ainult Eestis, vaid ka väljaspool, et me saaksime seda turgu laiendada ja me saaksime seadme hinna alla. Kuhu edasi? Kosmoses me juba oleme. Selles mõttes me ei saa öelda, et me kosmosesse edasi lähme, sest meil tegelikult PowerUpis on mitu suunda, aga edasi on see, et kui me räägime sellest kommertspoolest, kindlasti, nagu ma enne ütlesin, väiksemaks, kergemaks, võimsamaks. Et see on meie suund. Et me kuulame kaitseväelaste tagasisidet väga usinasti. Me tahame selle seadme teha selliseks, et see oleks neile nagu mugav kasutada, et see oleks neile nende vajadustele täpselt vastav. Ja see on niisugune, võiks öelda, igikestev protsess. Et hetkel me oleme üsna alguses, aga ma loodan, et kui me siin 5 aasta pärast kohtume, siis ma saan teile näidata väiksemat, kergemat, võimsamat masinat. Ja see ongi siis nii-öelda see arendus- ja teadustöö, mida me praegu teeme, et me saaksime siis selle asja kokku rohkem suruda. Ja jah, võimsus osas, nagu ma ütlesin, ka kaitseväe energiavajadus ajas kasvab. Drooniakud, need lähevad suuremaks. Sul on droone järjest rohkem. Sa tahad laadida rohkem droone korraga. Sa tahad laadida samal ajal raadiojaamu. Et sealt tekib see energiavajadus lihtsalt, et kaitsevägi ajas muutub järjest rohkem selliseks elektrist sõltuvaks.